Igal aastal tarvitatakse maailmas sadu tonne ravimeid. Ainuüksi 2020. aastal kulutati kogu maailmas ravimitele rohkem kui 1 triljon eurot. Nende hulgas on valuvaigisteid, hormoonravimeid, vererõhutablette, põletikuvastaseid ravimeid ja nii edasi. Ükski ravim ei suudaks oma tööd teha tõhusalt, kui see ei sisaldaks aineid, mis on spetsiaalselt välja töötatud mõjutama elusrakke. Me tarvitame ravimeid selleks, et ravida oma vaevusi, kuid prügilasse ja veekogudesse sattudes hakkavad need mõjutama teisi organisme viisil, milleks neid ei loodud. Keskkonda sattunud ravimite toimet on raske ennustada. See ei kehti mitte ainult ravimite, vaid ka nende metaboliitide ehk ravimit võtnud inimese kehas tekkinud ainevahetussaaduste kohta, mis võivad avaldada negatiivset mõju erinevatele organismidele. Ravimites kasutatavad kemikaalid on välja töötatud otsese eesmärgiga mõjutada inimrakke. Keskkonda sattudes hakkavad need kemikaalid mõjutama teiste organismide rakke ja nende koostoimete mõju on üsna raske ennustada. Kuid on selge, et selline reostus, täpselt nagu mis tahes muu inimtekkeline reostus, ei ole keskkonna jaoks vajalik. Ravimid mõjutavad elusorganisme erinevatel tasanditel. Eriti vastuvõtlikud on veeorganismid. Nii näiteks on uuringud näidanud, et vees leiduvate hormoonravimite tõttu muudavad kalad sugu. Nende ainete mõjud võivad olla veel väga mitmesugused. Mõjud võivad olla surmavad. Organismid võivad surra, muutuda paljunemisvõimetuks või tekitada muutusi liikuvuses, aeglustada või vastupidi just kiirendada. Kiiremini liikudes kulutavad organismid enam energiat ja tarbivad rohkem toitu. Näiteks, kui zooplanktoni organismid liiguvad aeglasemalt, võivad nad kergemini langeda kiskjate saagiks. Neil mõjudel võivad olla tagajärjed kogu ökosüsteemile. Need võivad muuta kiskja ja saaklooma vahelisi suhteid, mis omakorda mõjutab teatud liikide levikut ja nende hulgas levivaid haigusi. Ravimite toimeained satuvad keskkonda peamiselt ühel viisil kahest. Kas reovee puhastuse kaudu, näiteks siis, kui inimesed võtavad teatud ravimeid ja need läbivad inimese ainevahetuse, või kui ravimeid kõrvaldatakse ringlusest valesti, visates neid prügihulka või tualettpotti. Inimkehast keskkonda jõudes on toimeainete kontsentratsioon palju väiksem, sest need on juba jõudnud läbida ainevahetuse. Seevastu otse ringlusest kõrvaldatud ravimite kontsentratsioon on tugevam ja seega on ka nende toime märkimisväärsem. Teadlased on leidnud erinevate ravimite jääke ka Eesti keskkonnast. Siseveekogudest ja ka Läänemere rannikuvööndist võetud proovide analüüs näitab, et kõige laialdasemalt on levinud need ravimid, mida kõige sagedamini tarvitatakse. Ravimite toimeainete jääke tuvastati jõgedes, rannikuvetes, reovee puhastites ja setetes. Uuritud ravimite hulka kokku 80 ravimi toimeainet kuulus nii antibiootikume, põletikuvastaseid ravimeid, astma- ja allergiaravimeid kui ka hormoone, psühhotroopseid aineid ja veterinaarravimeid. Aga nimetatud uurimistöö puudutas ainult umbes 80 ravimi toimeainet. Inim- ja veterinaartervishoius kasutatakse meil rohkem kui 2000 erinevat ravimit. Seega tuleks arendada analüüsimudeleid, mis võimaldavad põhjalikumalt hinnata ravimijääkide üldist taset keskkonnas. – 2020. aasta lõpus läbi viidud küsitlus näitas, et Eesti elanikkonna üldine teadlikkus on keskmisel tasemel. Küsitlusest selgus,
et pool elanikkonnast ei tea, mida vanade ravimitega peale hakata. Samas teine pool elanikkonnast toimib õigesti, viies need apteekidesse või jäätmejaamadesse. Kuid samal ajal tuleb tunnistada, et apteekidel on ravimite kogumise organiseerimisel veel arenemisruumi. Ma arvan, et esmalt on vaja tõsta inimeste teadlikkust. Ka uuring näitas, et enamik inimesi ei tea, mida vanade ravimitega peale hakata. Et vähendada keskkonda jõudvate ravimite hulka, on oluline roll teabe levitamisel ja õigusaktidel. Kuid kaaluda tuleb ka tehnilisi lahendusi, nagu näiteks reovee süvapuhastus. Reoveepuhastid on oluliseks vahelüliks saasteallika ja selle mõjude vahel. Vaatamata eri liiki reostuse ja toitainete üldiselt tõhusale eemaldamisele kujutavad just ravimijäägid reoveepuhastuses väljakutset. Igal ravimil on oma keemiline struktuur, mis määrab selle, kui edukalt seda on võimalik reoveepuhastis eemaldada. Mõnede ravimite, näiteks valuvaigisti diklofenak, sisaldus ei vähene reoveepuhastuse käigus kuigi olulisel määral ning puhastist väljuvad praktiliselt samasugused kontsentratsioonid, mis puhastisse saabusid. Teiste ravimite, näiteks hormoonide ja ibuprofeeni kontsentratsioone, õnnestub küll reoveepuhastuse käigus vähendada, kuid mitte alati nii piisavalt, et need ei kujutaks enam ohtu veekogudes elutsevatele veeorganismidele. Et täna toimivad reoveepuhastid ei ole projekteeritud kõigi eri liiki ravimijääkide eemaldamiseks, siis on vaja täiendavaid puhastustehnoloogiaid, sest vananevas ühiskonnas on ka edaspidi oodata ravimite tarbimise kasvu. Mitmed meetodid, vähendamaks ravimijääkide sisaldust reoveepuhastist väljuvas heitvees, on täna juba olemas. Ühelt poolt on ravimijääke võimalik eemaldada näiteks reovee osoneerimise teel. Teisalt saab neid veest eemaldada näiteks aktiivsöe või membraanfiltrite abil. Loomulikult on igal eemaldamistehnoloogial oma eelised ja maksumus. Seetõttu tuleb igal reoveepuhasti käitajal olemasoleva taristu, soovitud veekvaliteedi, kohalike energiahindade ja muude tegurite põhjal välja selgitada, milline tehnoloogia on neile kõige sobilikum. Iga reoveepuhasti käitaja saab ise otsustada oma tehnilise lahenduse üle, valides erinevate tehnoloogiate seast. Mitmeid näiteid edukast rakendamisest kohalikes reoveepuhastites võib leida Šveitsist ja Saksamaalt. Nii Šveitsis kui ka Saksamaal on ravimijääkide eemaldamise tehnoloogiaid uuritud ja katsetatud juba üle 10 aasta. Nende positiivsete tulemuste põhjal on paljudesse reoveepuhastitesse paigaldatud uusi tehnoloogiaid. 2016. aastal võeti Šveitsis vastu seadus, millega kehtestati ligi 180 reoveepuhastile nõue 12 ravimijäägi 80% eemaldamiseks. Saksamaal on uute tehnoloogiate rakendamine täna veel vabatahtlik. Täismõõtmetes ravimijääkide eemaldamise tehnoloogiaid on juba kasutusel ka Rootsis, Linköpingis ja Taanis, ka Lundborgis. See näitab, et ravimijääkide eemaldamine on nii rahaliselt, tehniliselt kui ka füüsiliselt võimalik, kui on kehtestatud vastavad nõuded ja on olemas motivatsioon keskkonna olukorra parandamiseks. Ravimeid tarvitab märkimisväärne hulk elanikkonnast ja see hulk suureneb ühiskonna vananemise tõttu pidevalt. Projekti CV Pharma 2 käigus on teadlased andnud mitu soovitust ravimireostuse piiramiseks. Üheks lahenduseks on jätkuv teavitustöö, kuid oluline on välja töötada ka meetodid ravimijäätmete nõuete kohaseks ringlusest kõrvaldamiseks. Haiglad on testimiskeskkonnaks, mille pealt on näha, kui hästi teatud lahendused aitavad reostust vähendada. Ühest ainsast tabletist võib saada ohtlik reostuse tekitaja. Paneme kasutamata jäänud tabletid ohtlike jäätmete konteinerisse, mida tühjendab ohtlike jäätmete käitleja. Kui me vaatame kapsleid ja ampulle, siis on selge, et see tähendab suurt hulka jäätmeid, umbes 150 000 ühikut. Samas, tühjad infusioonipudelid, millel puuduvad teravad osad, on võimalik võtta ringlusesse koos ülejäänud plastijäätmetega. Meie haiglas on pidevalt umbes 800 patsienti, kes saavad mingisugust meditsiinilist ravi. Raske on ligikaudselt hinnata, kui palju ravimeid sel moel vabaneb, kuid ilma taoliste analüüsideta poleks meil aimugi, kui palju ravimeid meilt läbi käib.
kõik need ravimijäätmed sattuksid muidu koos olmejäätmetega keskkonda. Ravimijäätmete kogus on märkimisväärne. Siiski on oluline mitte alahinnata ka olmejäätmete mõju. Seetõttu on oluline tarvitada ravimeid eesmärgipäraselt ja neid koju mitte koguda. Aegumisel tuleb ravimid ringlusest kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele. Ole osa lahendusest, tarvita vastutustundlikult, kõrvalda ringlusest õigesti.